inglise keeles on see media literacy, eks ju, et siis eesti keeles on sellel väga palju erinevaid vasteid. Aga eelkõige see, kuidas me oleme vastupanuvõimelised ja kuidas me saame ise hakkama meedia tarbimisega ja kuidas me õpime sealt siis lugema välja õigeid asju. Et väga pikalt on siis pööratud tähelepanu meediahariduses ja meediaõpetuses sellele, et sina kui meediatarbija peaksid ise olema suutlik siis kontrollida fakte. Eks ju, et vaata, et sa ei lange õnge, et kontrolli ikka faktid üle. Vaata, et sa nii-öelda ei usuks vale uudiseid. Ja see annab justkui sellise kohustuse sellele lõpptarbijale, et kes tihtipeale ei tea, kuidas ta neid asju üle peaks nagu kontrollima hakkama. Mis tema siis teeb, mida ajakirjanik justkui ei suutnud teha. Et tegelikult me oleme ikkagi jõudnud selle info ülekülluses ühiskonnas nii kaugele, et meie kõige suurem ülesanne nii-öelda õppijate ja noorte ja tegelikult mitte ka noorte, vaid nagu selles infoühiskonnas orienteeruvate inimeste, ehk siis kõigi puhul, on nii-öelda võimestamine selles võtmes, et sa pead õpetama inimesi, kuidas nagu olla empaatilised nii-öelda meedia ja sõnumite suhtes. Ma toon näite. Et kui näiteks tuleb mingisugune info selle kohta, et naistel on madalam töötasu võrreldes meestega, siis see info või see infokild, seda saab erinevat viisi esitada, aga see mõjutabki erinevaid inimesi erineval moel. Ja siis sina peaksid aru saama, et miks see infokild praegu mõjutab sinu ema ühtemoodi, sinu sõpru teistmoodi, sinu onu kolmandat moodi ja siis teisel pool maakera mingisuguseid teisi tegelasi hoopis neljandat moodi. Seega me peaksime õpetama sellist nii-öelda pigem just nimelt sellist viisi, et kuidas meid mõjutavad erinevad sisud, mitte meedia ise, vaid et miks me peame olema empaatilised nendega, keda me siin nagu, kelle kohta me loeme. Miks me peaksime olema empaatilised ja aru saama, et miks info Palestiina sõja kohta mõjutab ühte inimest ühtemoodi ja teist inimest teistmoodi. Mis on tema taust või kuidas ma saaksin nii-öelda tema taustast aru. Me ei pea temaga olema sõbrad või me ei pea olema temaga nagu, me ei pea sümpatiseerima, et näed, inimene on nagu halb inimene ja ma pean justkui olema temaga nagu ühel samal nõul. Ei, aga ma võiksin aru saada, et mis on see, mis on tema vihale ajanud seal meedias. Me oleme sotsiaalmeediast sõltuvuses ühiskonnana juba praegu, täielikult sõltuvuses ja et inimesed saavad sõnumeid sotsiaalmeediast tohutul hulgal, vanemad inimesed, nooremad inimesed ja nii edasi. Igaüks tõlgendab seda meediat omaenda filtri läbi ja see, kuidas me võiksime ka järgmist põlvkonda innustada ja võimestada, on läbi selle, et me saaksime nagu neile õpetada, et miks sellel inimesel on selline filter, mis on tema taust ja miks need sõnumid võivad sinule mõjuda ühtemoodi ja temale teistmoodi. See ei ole meediaspetsiifiline, see on inimeste spetsiifiline. Rumalad inimesi on ühiskonnas olnud kogu aeg. Mõnel ajal nad saavad rohkem tähelepanu, mõnel ajal nad saavad vähem tähelepanu. See, et nagu meie ühiskonnana ja nagu just nimelt see põlvkond, kes on sotsiaalmeedia küüsis nii-öelda või kütkes. Et nemad sellest nagu saaksid aru, et näete, sotsiaalmeedia reeglid näevad ette, et mida kõvemini sa karjud, seda rohkem tähelepanu sa saad. Ja sa peakski enam-vähem nagu enda jaoks aru saama, et kuule, et näed, siin on nagu üks väga kange karjuja siin sotsiaalmeedia kontol enam-vähem. Tahaks aru saada, miks tal seda nagu tähelepanu rohkem vaja on. Mis see tema eesmärk on? On see tema eesmärk raha? On tal vaja nagu olla aktivist oma teemade osas? Et see on see, mida me peaksime rohkem õpetama nendele noortele. Psühholoogiline aspekt, emotsionaalne ja natukene empaatiline, mis võimestab siis neid samu noori inimesi ise osalema natukene julgemalt ja natukene arusaavamalt, et nad ei pelgaks igat nii-öelda infokildu, mis tuleb sotsiaalmeediast enda poolt, sest nad ei kontrollinud üle, kust kohast see asi tuli. Et see ei ole tegelikult nende süü seda üle kontrollida, vaid nad peaks lihtsalt aru saama, et mida see nende jaoks võib tähendada. Me saame aidata oma enda noortel inimestel mõista,
miks võiks üks seltskond hakata kedagi süüdistama või tootma mingisuguseid väiteid tema kohta.